Head sõbrad, pange oma suvele mõnus seiklusrikas punkt. Septembri lõpus toimub Ida-Virumaal Eesti esimene seiklusfestival. 3 päeva puhast naudingut ja eneseületust. Eesti esimene seiklusfestival 26–28 september Ida-Virumaal. Me oleme Ida-Virumaa kuulutanud kui seiklusmaaks ja tegelikult see bränd on läinud päris hästi käima ja sellest aastast on ka meie esimene tunnusüritus, seiklusfestival. Tegelikult meil sobivad siia väga laiad sihtrühmad, sest tegevused on natukene jaotatud ja päevade kaupa ka. Et esimene päev, laupäev, siis on suunatud rohkem sellisetele natuke sportlikemale ja veidi veel rohkem sportlikemale ja kes alles tahavad alustada aktiivse liikumisega ehk tunnevad, et neil on seda powerit, et see on suunatud neile, sest siis on sellised pikad konveierid. No Ida-Virumaal ju konveier ikka, eks? Nii, aga täpselt, mis see konveiri tähendus? Siis mõelda, et võetakse hommikul peale ja siis õhtul lastakse uuesti vabaks päev otsa seiklus. Täpselt nii ongi, et siit samast Eesti Kaevandusmuuseumi juurest alustavad 6 tundi väga erisuguseid liikumisviise. Seal maa all safaritega, kanuudega, jalgsi ja lõpuks siis Kiviõlis kõrgustes lõpetavad. Pühapäev on suunatud rohkem peredele, kuid miks mitte ka sobivad siia väga hästi ettevõtted, sobivad ka sellised inimesed, kes tahavad seiklusi väikestes doosides, et siis on meil minikonveierid ehk koosnevad sellisest paarikaupa tegevustest, aga sees neid minikonveierid on palju. Ja esmaspäev on suunatud meil rohkem organisatsioonidele, ettevõtted, ametiasutused, koolid, ehk siis kuhu saaks tulla kollektiividega ja neile me pakume üldse välja, et nad saavad ise koos meiega kujundada omale selle seikluspäeva. Esimene konveier läheb teele laupäeval kell 10. Riietuda sportlikult kaasa soovitame võtta vahetusjalanõud, vahetusriided, sest tegelikult nii nagu igal festivalil on õhtul ka pidu. Meil on seikluspidu tulemas, nii et võiks võtta siis midagi muud ka kaasa, et äkki päeva jooksul määrite riided ära või miskit, mis iganes juhtub. Aga lisaks siis nendele konveieritele me pakume ka väga erinevaid matku välja, mis on võib lisaks konveieritele eraldi juurde osta ja siin on sellel samal Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumi ning samamoodi ka Kiviõli seikluskeskuses veel erinevad õpi- ja töötoad inimestele ja tuleb ka siia matkavarustuse müük. Nii, et saaksite natukene maigu suhu, millega siin siis seiklusfestivalil tegelema hakatakse, siis proovin mina omal nahal ära need mõningad huvitavamad tegevused. Ida-Virumaal asub ka Eesti Kaevandusmuuseum ja me oleme jõudnud õigesse kohta, et minna maa alla. Jüri, kuhu sa nüüd tõid meid? No nüüd me oleme juba muidugi muuseumis siin maa-aluses kaevanduses. Siin ei ole kaevuritööd tehtud enam aastast 2001, mil suleti Kohtla kaevandus. Nüüd siis juba käivad siia ainult ekskursandid. No meie nüüd jõudsime siia rongi lõppjaama juba, kust hakkan teile juba masinaid näitama. Nüüd meie ees siin on siis allmaa kombain. No põhimõtteliselt seda vast peaks nimetama tänapäeval küll pigem freesiks. Põhiliselt võetakse meie kaevandustes põlekivi lõhketöödega. Aga mõnes väiksemas kaevanduses olid ka kombainid. Ja see töötab, ma saan aru? Ja ikka. Paneme tööle. Siin on, siin on siis oleme sellises kohas, mida nimetati nagu käsilaava. Aga ma pigem näitaks teile siin konkreetsemalt nüüd seda soonimismasinat, mis siin maas on. Soonimismasinaga lõigati seina alla soon, mis aitas kaasa lõhkamisele, parandas lõhketöö kvaliteeti, kui on alt soonitud. Aga nüüd sellist tööd enam ei tehta, selle jaoks on uus tehnoloogia. Tänapäeval sellise masinaga lõigetakse põranda või põhjapae sisse vee ärajuhtimise kraan. Jüri, aga nüüd teil tulemas on septembri lõpus see seiklusfestival ja Kaevandusmuuseum võtab ka sellest osa, et mida inimesed siis seda kõike siin näha saavad maal, kuhu te nad viite? Kõigepealt, eks siin tavaliselt saab neid kurssi viia üldjoontes kõigega, näiteks erinevate kaevanduste sügavused, kuidas üldse kaevandamine on erinevatel aegadel käinud, kuidas ja missugused tehnoloogiad
on kaevandamisel olnud kasutusel eri aegadel. Ja siis masinaid ka muidugi. Ja siis kaua see ring siin maal kestab? No keskmiselt on tund aega. Ja ma saan aru, teie olete see kõige õigem mees, kõige õigem giid, sest te olete endine kaevur. Ma ei oska öelda, kas mina nüüd kõige õigem olen, eks meil ole siin kõik giidid endised kaevurid ikka, ega ma üksi. Ja kus teie siis tööpost oli siin samas? Ei, mina ei ole Kohtla kaevanduses töötanud, mina olen töötanud ainult Estonia kaevanduses. Ja kui te olete maal ülimalt huvitava ringkäigu ära teinud, siis ärge kohe siit maast lahkuge, ka siin maa peal on uudistamist küll, aga näiteks siin, kus praegu on vastuvõtulaud, oli omal ajal raudtee ja siia tulid vagunid ja siis nendest lasti põlevkivi sisse ja siis läks juba majast välja. Imre, sina kui Adrenaatori seiklusmeister, et sina osaled ka sellel seiklusfestivalil ja sina viid inimesi ka lausa vee peale. No täpselt nii on. Ehk Aidus lihtsalt tasub seda teha, sest iseenesest see tänane peale kaevandamist maastik on selline väga teistmoodi ja inimestele huvitav ja põnev. Mida näha saab? Vee pealt on esiteks sama selge, väga läbipaistev vesi. See on tõesti väga selge. On muljet avaldav. Ehk näeb lausa veeelu kuni kaladeni välja ja mida nii-öelda rohkem lõuna poole, seda muljet avamad on need mastaabid, mis tegelikult on maapinnaga tehtud. Mis see siis varasemalt täpsemalt oli, et kuni 2011. aastani käis siin ju vilgas töötegevus? No täpselt nii, ehk 2011 siis Aidu põlevkivikarjäär oma aktiivse kaevandamise lõpetas. Sealt hetkest jäid kõik suured pumbad seisma ja aasta ja natuke peale tekkis siis selline veeseis, mida me praegu näeme. Ehk selliseid suuri veekanaleid on meil 25 kilomeetrit ja natuke peale, kui kõik jupid kokku liita. Ja ka tavaliselt, kui te neid veesafaris pakute, kaua see kestab ja kes siia oodatud on siis? No tegelikult oodatud on kõik, selles mõttes, et selline mõnus, väga turvaline paat, kus eespool on hästi lihtne istuda, tagapool on võib-olla natukene selline põnevam ja ekstreemsem. Ja. Ehk tegelikult pered, lapsed, kõigil on midagi. Kuid Imre ei vii teid ainult mitte vee peale seiklema, vaid sa tood ka siia maa peale kaevandust, kus on ühel pool siis pealt kaevatud ja teisel pool kaevandatakse maa all. Täpselt nii. Ja selle räägime siin Aidus kõik inimestele lahti. Ehk tegelikult saab väga lihtsalt selgeks, milline on meie põlevkivi elektri tarbimise jalajälg. Ehk väga-väga mastaapne tulemus on. Kui enne oli siin kõik täiesti sile maa, siis nüüd on selline pilt. Ja kas see safari masinatega, kus ära sõidetakse, kaua see sõit kestab? 1,5 tundi tavaliselt koos siis huvitavates kohtades jutuga. Lisaks kaatrimatkadele ja karjäärisafarile on meil veel off-road safari, kus saab olla ise roolis. Kanuumatkad, jalgsi seiklusmatkad, sest see maastik on nii palju lahe ja künklik. Ja muidugi veel juurde erinevad toitlustused, saunad, näiteks ka vee peal. Ja veel üks lõbus asi, noh ma ei tea, kui lõbus nüüd, aga minu jaoks uus asi. Teate, sõbrad, see ongi nüüd põlevkivi, me üritame selle põlema panna. Jah. Aga võtab leeki küll. Võtab leeki küll, aga ütleme, et tuul tegi praegu meile nagu vähmani ära. Nii. Eesti oma põlevkivi ja täitsa põlev. On ikka julged need Eestimaa naised, mina poleks julgenud sealt alla tulla, aga teie jaoks täiesti tavaline asi. Tõesti tavaline, loomulikult. Mis siin karta, kõik on ju köitega turvatud ja vahenditega turvatud, täiesti mõnus. No, ei on seal mugav olla? Absoluutselt. Seda on ainult rõõm kuulda. Ja seda sama adrenaliinirohket tegevust saab ka siis seiklusfestivali nautida. Ja, et seiklusfestivalil pakume siin matkakeskuses erinevaid ronimisi, nii seda laskumist, mis sobib absoluutselt kõigile. No, lisaks on meil seinaronimine, 27 meetri kõrgusele saab seal ronida, kastironimine, mis on Eestis vähestes kohtades pakutav. Ma tean, et tudengite päeval pakutakse, nii et tudengid tulge siia, sama asi, proovida. See nüüd on 9. kast, ja. Aga rekord on 32. Te teete nalja või? Palju oli? Uus Eesti rekord, jah? 13? 13 sai. See on väga hea. See on väga hea. See on väga hea. Üle keskmise? Ja, üle keskmise. Igale ühele midagi, aga selleks on ikkagi mingit füüsilist ettevalmistust vaja? Tegelikult natukene võiks, tsipakene, aga ei pea olema sportlane.
Teie, kes saab kõik traksid, varustuse, kõik asjad, tuleb põhimõtteliselt tossudes ja 2 kätt taskus. Just. Alutaguse matkaklubi kaua tegutsenud on üldse siis? Alutaguse matkaklubi ise kui selline on tegutsenud juba alates 1962. aastast. Püha jumal. Ja. Kuidas nii hästi? No mõnel klubil läheb lihtsalt hästi. Me oleme küll nime muutnud, et algul ta oli Käva matkaklubist, ta oli Kohtla-Järve matkaklubi, hiljem ta oligi siis Alutaguse matkaklubi, et me oleme ainult nime natukene muutnud. Ingrid, lisaks sellele, et te lasete inimestel mööda seinu turnida ja ka kastide otsas ronida, te viite inimesi ka metsa matkama ju. Ja see on üks meie võib-olla isegi põhitegevusi, et see seinaronimine ei ole päris igapäevane, aga inimesi metsa viime me peaaegu iga päev. Ja seiklusfestival, kuhu viite, kauaks viite? No seiklusfestivalil on sellised väiksemad jupid, et kui konveieri raames, siis on tund aega matkamist ja üks lõik on just siin, kus on purde ületamine, parvega kanalite ületamine, et sellised just põnevamad lõikud. Aga võimalik on siis ka võtta omale 2,5–3,5 tunnine matk ja täiesti terve päevase matka. Eesti esimesest seiklusfestivalist võtab loomulikult osa ka Kiviõli seikluskeskus, ilma teieta ju ei saaks. No loomulikult, mis seiklus on, kui seikluskeskusesse ei tulda. Aga 3 päeva samamoodi inimesed käivad siis siit läbi? Jaa, kõikidel päevadel see konveier jõuab või algab siit ja meie puhul siis kõik konveieris osalejad saavad turnida sellises vägevas pargis. Nii madalamal kui kõrgemal saavad sõita üle tiigi ja samuti avame siis ka nendel päevadel mõned üksikud atraktsioonid, mida saaks veel kasutada. No näiteks saaks kasutada ekskavaatoritega kaevamist, mis on meie nimetusega põnevkivikaevandus, sest seal on põnev kaevata. On tuletõrje atraktsioon avatud ja on ka väiksematele lastele liiklushinnak avatud. Samuti kõige julgemad saavad siis mäe otsast sõita trossiga alla 600 meetrit. Ja sõbrad, võtke siis kindlasti osa Eesti esimesest seiklusfestivalist, mis toimub septembri lõpus, aga siia Kiviõli seikluskeskusse tasub uuesti tulla peale seiklusfestivali siis, kui lumi on maha tulnud, siis saab mõnusalt mäest alla sõita. Jaa, loomulikult, et teeme selle vägeva seiklusfesti ära septembri lõpus ja siis ootame talve. See tuleb kindlasti see aasta juba detsembris ja ootame kõiki detsembris suusatama.